Hello! Me jälle metsa tulnud, seekord ilma lasteta, lehvita. Ilma lasteta vahelduseks lõpuks ometi. Lapsevanemad teavad, et see on oluline vahepeal ka ilma lasteta käia. Eriti kui on koduõpe, jah. Selles mõttes, et siis sa oled nendega nagunii hommikust õhtuni koos ja siis ühesõnaga täna avanes selline võimalus, et tulla kahekesti. Ja selle koha otsimine on ka sihuke peavalu selles mõttes, et inimesed on loodust armastama hakanud järsku miski imelikul kombel ja siis nad on lihtsalt igal pool ees. Üks kihutas meie ees, et enne meid saada kuradi RMK platsile, kuna meil ei ole mingisugust oma hoovi või oma baaslaagrit, siis me peame leidma siukseid võimalikult mugavaid kohti, kus käia ja kus olla ja kus teha. Aga siin, kus me praegu oleme, mere ääres täpselt, Keila-Joa kandis, mingi meremõisa telkimisala või lõkkekohad või mis need olid. Siin täpselt praegu olid ühed enne meid läksid minema ja lõkkealune jäi veel kuumaks, et tule tegemine oli kohe eriti lihtne. Viskad lihtsalt oksi peale ja läheb. Ja siis teeme süüa jälle loomulikult. Pidime ostma uue grillresti. Sest et ma jätsin oma, täpselt samasugune oli meil. Jätsin selle kogemata ema juurde, kui ma seal viimane kord grillisime eelmine nädalavahetus. Siis ma jätsin ta puu riida äärde kuskile jahtuma ja sinna ta mul jäigi ja mul oli odavam praegu osta uus, kui sõita sinna ema juurde sellele järgi. Ei maksa mitte midagi, 5 euri maksis. Kõigile lisaks, et me otsime seda kohta, kus olla ja süüa teha, siis kilomeetrit maa sõita, sest kõik on roppult rahvast täis. Siin ka Keila-Joal. Kõik kohad, mis olid matkabussid, asjad, no järsku on inimesed hirmus loodusnautijad. Aga las ta olla. Ei, selles mõttes, et kõik on õige. Tulebki looduses käia ja tulebki nautida. Aga naljaks on see, et see just praegu toimuma hakkas kõikide nende asjade valguses, mis siin ilmas sünnib. Lõke on juba siuke, aga kuna ma tahan sinna korraliku söe alla teha, varsti näete miks, siis praegu hakkasin kohvivett keedma oma selle pliidi peal. Pain selle kasti siia ette, sest mere poolt puhub tuul peal. Ja nagu ma olen varem maininud, siis see gaasipliit on kapriisne. Vaata seda. Kus sa käisid? Metsas käisid või? Lähme siis vaatame, kui uhked need kohalikud pellikud siin on. WC, tualett. Ütleme sitamaja. Peldik nagu peldik ikka. Paberit isegi. Tegelikult on see nagu selles mõttes nõme, et iga kord peab seda kohta otsima, kuhu minna ja mida teha ja kus olla. Võiks oma mingi koht olla. Mul on tegelikult mõned mõtted on. Sellest ma praegu ei räägi, see pole kindel. Aga elame näeme. Kalal käisin ennem siin samas mere ääres. Ausalt. Särge sain. Täna küll vedas sellega, et see soe oli. Jah, jube kähku. Jõudsime siia juba lõkke üleval. Juba kohvivesi valmis. Kuna ma olen autoga, siis väike non-alkohoolõlu. Kuivatatud kala kõrvale. Otsige, nüüd on ülbed kahekesti siin laua taga. Otsige. Me saime nii hea koha, lihtsalt on nii rahul. Aga varsti nad on siin ja küsivad, vabandust, ega tohib äkki ka tulla siia laua taha? Ei no mul kade inimene ei ole. Olen.
kuidagi ebamugav on võib-olla täitsa. Veits imelik. Ei, tulge siia, võtan pliidi eest ära. Kalad ei saa. Aga, mis me täna süüa teeme? Kodus valmis tehtud tegelikult kartulid juba. Vaatega või üle praadida lihtsalt. Praeme need läbi. Ja läheb grilli peale lõhefilee. Sibul see läheb kartuli vahel, on ju. Kodus on valmis tehtud juba praekartul, praeme läbi rohkem sibulaga. Sest et, nagu me oleme rääkinud, siis kõik toidud maitsevad lõkke peal ja värske suus palju paremini kui kodus pliidi peal tehtud. Isegi kohvi maitseb õues paremini. Mis siis, et ta 3 ühes? Mis siis, et ta 3 ühes, jah? Ei ole ruumi. Ei ole ruumi, ja andke andeks, meil on nii hea koht siin. Pipar ka peale. Kas see sidrunipipar läheb ka, jah? Paneme väikse võitüki ka, jah, siia fooliumi vahele, siis võid jääb alati hea maitse. Käed on pestud. Jaa, käed meil on pestud. Meil on, kuidas see nali oli, et me oleme käsi nii palju pesnud, et mul tuli vasaku biopesast juba 8. klassi Mata spikker välja. Et võime selle kalaga ullata siin küll. Niimoodi paneme oma kala siia peale. Mingi kõik laseme alla poole. Ja siin meie kala, ma loodan, et vähemalt küpseb. No kus ta pääseb? Kohvi tahad, teed tahad? Teed tahaks seda. Kohvi pole sul rohkem. Väga hea, et sa teed valisid, sest mul ei ole kohvit, jah? Kohvi. Ühesõnaga mereäärne koht jälle. Merelõhn on hea, aga mega ilm on mõnus. Väga timm ilm on. Ja siis tulime ja teeme grill-lõhe. Loodame, et sellest midagi välja ka tuleb, sest me ei ole ennem teinud grilli peal. Ainult ahjus oleme teinud. Mina olen see merehull inimene, et kui ma oleks igal võimalikul hetkel ja igal võimalikul ajal oleksin mina mere ääres. Ma ei tea, mis teema mul sellega on. Praegu on isegi siin kerge see adruais, no mind häiri, mulle meeldib. No loomulikult siis, kui selle korradi Pirita tee ääres see korralik sitahais on, see ei ole enam meeldiv, aga siin meie laagri koht. Laagri. Päevalaagri koht on. Kõige mõistlikum asi, mida särjest teha, on ära kuivatada. Minu arvates. Ossa raisku soolane. Ilusad treeded siis. Täitsa. Vahepeal igaks juhuks piilume. No, kena hakkab looma. No, või sulab. Kala on ka juba natukene teist värvi. Ja mõnusad kalalõhna tuleb, aga läheb tagasi. Nurgast tahavad need mahlad välja tilkuda. Üles poole veel. Siin hakkasime juba vaikselt võisest sibulat praadima, pruunistama ja siis varsti kartul peale. Lõhe on sisuliselt valmis, aga paneme selle lõpu viimistluse jaoks siia süte peale korraks ta. Aga maitsesime, vaikselt nokkisime sala ja niimoodi, et ei näinud, oli täitsa hea. Päime kartuli ka peale juba. See leek on seal all nii mannetune, ma ei saa aru. Kasutame seda pliiti suvel. Paneme selle panni siia korraks. Vaatame, kas siin läheb paremini praegu. Lõhe on kohe valmis ja siis saame sööma hakata. Meie söök sai vist nüüd valmis. Arutame selle lõhe siit lahti. Pane natukene kaugemale see. Kõrvatame ennast. Osaraisk.
Ilus küll. Praekartul sibulaga ja grilllõhe. On grilllõhe, on ju? Ja mis ta veel ikka on? Põhimõtteliselt, jah. Lõkk ja lõhe. Lõkk ja lõhe, jah. Natukene siit juba maitsime igaks juhuks, et kas on hea. Tundus, et on väga hea. Nii et head isu! Söödud, koristatud, asjad autos. Lõhe oli mega hea. On ju? Väga. Lõhe tuli nagu lihtsalt nii super selle lõkke peal välja, et... No, eks ma ka maitsestasin hästi. Jaa, no nii hästi pole keegi maitsestanudki kunagi kui sina. Aga ei, tõesti, väga hea lõhe. Koht oli mega. Mulle väga meeldis see koht. Et me selle koha siin saime üldse, noh, siin ikka proovivad löögile saada. Aga paljud lähevad lihtsalt mere äärde jalutama. Ja. Aga meile mõlemale meeldis väga. Ja kui ka teile meeldis, siis tuleb panna like ja subscribe.